Minuga nüüd siis meie tänase õhtu või pärast lõuna esineja Nelli Jansson, kes siis töötab LHV-s maaklerina, vanemmaaklerina ja kuidas me siis jõudsime Nellini tegelikult. Me oleme otsinud endale sellist partnerit, kes ütleme siis investeerimise poole pealt, et kes pakub võimalust osta ja müüa aktsiaid ja me mõlemad küllikesega kasutame LHV-d selleks. Ja siis me kirjutasime LHV-le, et meil on selline mõte, et meil sellist partnerit ei ole, et maru vahva oleks, kui ikkagi meie arust Eesti üks edukamaid ja innovatiivsemaid ja kaugele vaatavaid ettevõtteid panganduses oleks siis meil ka partner kas või sellisel väiksel mulgi rahatarkusel. Ja siis nemad pakkusid välja, et võtke Nelli ka siis punti. Ja nüüd me siin oleme, siis annan Nellile väikse tutvustusvooru endale, et investeerimisega oled sa tegelenud või aktsiatega kauplemise hoidmisega juba 15 aastat, et kuidas sina selleni jõudsid või mis andis selle tõuke, selle miksi, nagu me siin täna oleme korduvalt kuulnud? Jaa, et peaaegu 15 aastat, jah. Suvel saabki 15 aastat. Eks ta niisuguse kummalisi radasid pidi minuni jõudis, et ma olen see inimene, kes on nagu und kriimslim, kes on oma elus väga mitut ametit pidanud ja minu varasemas nooruses ametid, nendel ei olnud mitte midagi ühist ei börside ega majandusega, aga kuidagi ma mingite elukeerdkäikude läbi sinna jõudsin ja siis ma mingi hetk hakkasin LHV finantsportaali kirjutama artikleid investeerimisest ja kauplemisest ja majandusest. Ja samal ajal ma siis ka alustasin ise investeerimist. Ja see oli siis 2008 aasta suvi, et kes võib-olla teab, siis 3 kuud hiljem algas ülemaailmne finantskriis, mille avapaugu tegi siis Lehman Brothersi pankrot, millest siis sai selline lumepalliefekt, mis kasvas edasi laviiniks. Ja ma nagu jäin selles mõttes kohe selle rongi alla. Ja kui me nüüd selle viimase 2-3 aasta kontekstis oleme ka kasutanud sõna kriis, siis võrreldes sellega, mis börsil toimus 2008 lõpp, 2009 algus, see ei ole isegi mitte ligilähedaselt võrreldav sellega, et mina ei ole üldse aru saanud, kus see kriis nagu siin börsidel on, et 2008 lõpp see oli kriis, kus iga päev ikkagi suuremad indeksid alustasid kõik 4-5% punases ja no ikka seal oli kuid, kus rohelist värvi üldse ei näinud. Ja et kui eelmine aasta oli, mis need indeksid seal langesid 12-13% tegelikult on ju. See oli ühe päeva liikumine sisuliselt 2008, et siis tuli ikkagi SB500 ja Nasdaq tulid mõne kuuga 50% alla. Ja mis positsioonid või kuidas sa siis tegutsesid või käitusid, et selles mõttes 50% kaotus on ikka väga suur kukkumine? Ma ei olnud indeksis esiteks, et minu esimene ost oli Swedbanki aktsiad, oli 2008 suvi ja Swedbanki aktsiad olid siis juba selleks hetkeks mingisugune 30-40% alla tulnud ja siis ma mõtlesin, et see on jumala hea aeg osta, et mis siin ikka enam hullemaks minna saab. Ja siis oligi, et 3 kuud hiljem läks siis Lehman Brothers pankrot ja minu Swedbanki aktsiad olid siis kõige hullemal hetkel vist 90% miinuses. Ja siis see oli üks õudne aeg tegelikult, see oli igas mõttes õudne aeg, et see oli nagu kriis, selline õpiku näide täitsa, et kõik oli halvasti, et kõik oli nagu päriselt halvasti ja tagantjärgi vaadates me olime ikkagi nii lähedal, me olime tegelikult ikkagi nii lähedal kogu maailma pangandussüsteemi kokkukukkumisele.
ja kui tookord ei oleks siis valitsus ja keskpangad sinna vahele astunud sellesama rahatrüki teemaga, et ma isegi ei oska arvata, mis sellest asjast oleks saanud, sest et siis olid asjad päriselt halvasti. Ja mõtki, et töötus oli ju väga suur ja väga suured koondamiste lained ja kinnisvaraturg kukkus 50% või enam, eks, et see oli ikkagi väga-väga halb aeg ja siis ma eks ma mingi hetk oli samamoodi, käisid need emotsioonid nagu üle pea, et mis sellest asjast nagu üldse saab ja kõik oli ikkagi väga sellistel tumedates toonides, aga mingi aeg ma hakkasin nagu mõtlema, et kui lähebki kõik täiesti uppi, eks ole, et siis vahet ei ole, et mul tõenäoliselt ongi siis nagu mingisugused suuremad probleemid, on ja muidugi need summad, millega ma investeerisin, olid ka väiksed, aga minu jaoks olid nad suured. Ja siis ma ikkagi ostsin neid Swedbanki aktsiaid juurde. Sa kordagi ei müünud kriisis? Ei, ma ei müünud. Swedbanki ei müünud, jah. Ja siis ma ostsin neid juurde ja siis nad mul seal olid nii, et ma arvan, et üks mingi 3 või 4 aasta pärast ma siis müüsin nad maha ikkagi kasumiga. Aga täna sul enam ei ole Swedbanki? Ei, Swedi mul enam ei ole, jah. Et see oli tõesti ammu aega tagasi, aga nii ta läks, aga mis puudutab seda investeerimist, et siin oli eelnevalt juttu ka, et Buffett, kes on siis sisuliselt maailma kõige kuulsam investor, et ta pole, tema see investeerimisstrateegia on ka selline, et ta ostab ettevõtte või aktsiad siis selle eesmärgiga, et ta ei müü neid mitte kunagi. Mina olen täiesti risti vastupidine, ma olen väga halb pikaajaline investor, et eks mul tõeliselt natukene oma ameti tõttu on tekkinud natukene selline adrenaliini sõltuvus, et selles mõttes ma teadlikult adun seda väga hästi, et investeerimine, õige investeerimine tegelikult peabki väga igav olema, aga sel põhjusel on ka minu selline portfelli jaotus selline, et mul on 2/3 on fondides või ETF-ides ja siis 1/3 on üksikaktsiates, mille tegelikult see 1/3 selline päris eesmärk ongi minu elu põnevamaks muuta. Just jõudsid selle minu küsimuseni oma jutuga ka, et mis need üksikud ettevõtted on, mis sind panevad nii-öelda käima ja selles mõttes neid jälgima, kas siis lühikeseks müümine või siis kas tõusu pealt, et kuidas sina seal toimetad? No need üksikaktsiad, ütleme, kui kõrvale jätta võib-olla mingisugused Eesti börsi ettevõtted, kus siis suurem osa on LHV, eks ole, obvioosetel põhjustel, siis veel seal mõned Enefit ja Eften ja mingid sellised asjad, mis võib-olla ongi, et ei vaja mingisugust kommentaari, et miks ma neid ostnud olen, aga ülejäänud on mul, see ongi nüüd väga halb näide tasakaalustamata portfellist, ehk siis ärge seda kodus järgi tehke, aga mul on väga-väga tehnoloogia sektori poole kaldu, et mul ei ole seal mitte ühtegi sellist nii-öelda väärtusaktsiat, et mul on nad kõik tehnoloogia omad, osad neist küll on sellised suured tehnoloogiaettevõtted, aga osad on siis sellised, mis pole oma bookis siis kasumit elu sees näinud, nad ongi, ütleme, start-upidest välja kasvanud, aga nad ongi mingil hetkel ongi selle tegevusalaga või teenuse või tootega, mis neil on, mulle silma jäänud ja seal ongi selline tõe ja õiguse mäng, eks, et kui ma olen nagu arvestanud selles mõttes sellega, et nad võivad vabalt minna pankrotti, eriti nüüd, kus ongi, et raha on, ütleme, kapitali turult kaasata on esiteks oluliselt raskem, teiseks on see oluliselt kallim
ja kolmandaks, eks ole, on intressid väga kallid, nii et laenu teenindamine on juba päris kallis lõbu. Nii et ma nagu selles osas annan endale aru, et nad võivad mul kõik ka vabalt pastasse minna, aga kui neist kas või ükski ellu jääb, siis elu on näidanud seda, et sul on võib-olla 10 sellist ütleme võib-olla natuke kahtlase väärtusega investeeringut ja kui üks neist ellu jääb, siis see katab ära ülejäänud kahjumid ja toob sulle kasumit ka. Tundub väga hea portfell sul nagu enda elu huvitavaks tegemiseks ja 2/3 istub seal indeksis, et kui midagi peaks halvasti minema, siis Vaata, indeksitega ongi see värk, et seal ei teki mul kiusatust neid seal kuidagi ostma, müüma, vahetama hakata. Et seal ongi, et mul on nagu täiesti ükskõik, mis see börs teeb, on meil kriis või on meil mingi majandustõus, et siis ma lihtsalt ostan iga kuu mingi X summa eest neid erinevaid fonde. Aga jah, siis see 1/3. No mida, kui seal mingi paar asja näiteks tuua, et kunagi siis tulnud turule läbi SPAC-ide ma olen tegelikult selle investor Toomase konverentsil sai sellest ka räägitud, üks biotehnoloogia ettevõte Agili Äripäev suutis sellest sellise pealkirja genereerida tookord, et LHV vanemmaakler kaotas börsil suurelt või mingi selline asi oli, et ma pidin ikka paar korda kinnitama inimestele, et pank on nagu alles veel. Aga seal oligi 2 sõnaga võib-olla see, et ta arendab nagu selles mõttes hästi huvitavat toodet, et sellist digitaalset nagu ravimeetodit ADH sündroomiga inimestel, ehk siis kellel on tähelepanuhäire ja see on digitaalne, ehk siis ta on nagu mängu kujul. Ja kuna ATH iseenesest on väga-väga suur probleem tänapäeva maailmas, siis seal ongi, et seal on 2 varianti, eks ole, et ühest küljest on see toode nagu hästi intrigeeriv, hästi suure potentsiaaliga, aga see teine pool sellest loost on see, et esiteks, kuidas seda suudetakse, siis kõigepealt nad peaksid selle arstidele maha müüma, ja siis arstid omakorda peavad seda siis hakkama ka välja kirjutama oma patsientidele, nii et see idee ja see nagu see kasumi poole, need on tegelikult tihtipeale sellistel uuenduslike ideede ja toodetega ettevõtete puhul 2 täiesti erinevat lugu. Ja siis seal on Upstart, mis on siis põhimõtteliselt AI peal põhinev krediidianalüüsisüsteem, ehk siis ta analüüsib inimese krediidivõimekust või siis seda nii-öelda valmisolekut või su tagasimakse võimekust, eks. Mida oleks täna vaja. Just, ja ta teeb seda nagu tõesti väga-väga põhjalikult ja kaasab nagu mingeid selliseid andmeid võib-olla ka, mida ütleme tänapäeval sellises traditsioonilises krediidivõimekuse hindamise protsessis üldse ei arvestata. Nii et pangad nagu, mitte kõik, aga osad pangad nagu kasutavad seda ja minu meelest ongi maailm selles suunas teel, nii et minu arvates on ka Upstartil väga suur potentsiaal, aga taaskord ta pole elu sees nagu kasumit näinud, nii et ongi, et sellistel rasketel aegadel sõltub väga palju selle ettevõtte juhtkonna võimekusest nagu nii-öelda see laev siis läbi selle tormi kaldale juhtida, eks ole, ehk siis võimalikult efektiivselt oma äriprotsesse töös hoida, samal ajal siis mitte lasta nii-öelda ka innovatiivsusel ära surra, on. Ja siis võib-olla üks selline, kolmandaks üks selline ka SPAC-ist tulnud, üks Planet Labs, ka minu meelest sellise suure potentsiaaliga ettevõte on, neil on siis, nad teevad maast ööpäeva jooksul satelliitidega pidevalt pilte. Aga siis maa satelliidipilte saab kasutada väga mitmes erinevas sektoris, et esiteks see sõjatööstuses väga oluline, eks ole, aga seda saab ka igasuguses muus valdkonnas, kas või ma ei tea, ilma ennustamise puhul kasutada. Ja kuna neil on enda satelliidid, et siis see on nagu mõnes mõttes nende eelis, aga täpselt sama jutt jälle, et see potentsiaal on suur, aga väga palju sõltub nüüd sellest ettevõttest, et kuidas nad suudavad seda potentsiaali siis kasutada.
ütleme sinu siis raketilootused seal portfellis, et kui üks hetk. Noh, jah, need peaks mu siis rikkaks tegema, aga noh, ma ütlen, et kui... Aga see praegu ei ole veel rikas? Ei, kindlasti mitte. Noh, muidugi defineeri rikas, eks ole, või mis summas see rikas algab, et selles mõttes ma tunnen, et ma olen inimesena nagu rikas, aga kui me nagu rahas nagu mõõdame seda, siis noh, ongi, kellega sa võrdled, et ma tõenäoliselt suurema osa maailma rahvastiku võrreldes olen ma rikas. Kui sa mind Warren Buffettiga võrdled, siis ma olen vaene, eks. Nii et kõik on suhteline. Ja, aga ma mõtlesin siia vahele, küsiks publikult ka, et kuna meil on investeerimisteema ja nüüd me oleme jõudnud Jaaki palju aktsiates, kui palju siin üldse on teinud aktsiaostu? Et ja, väga paljud. Et siia tahtsin öelda, meil on üks järelvaadatav Küllikese ja Nelli Facebooki koolitus ka, kuidas siis esimesi tehinguid teha, kes veel ei ole teinud. Aga natuke juba tüürisid ka ühe oma ettevõttega sinna valdkonda, mis peaks nagu aitama siis inimesi või neid kaitsta, ütleme, nende laenude või siis krediidi endal nagu kohustuste tegemine nii pankade poole pealt, et mul oleks mõte korra minema, et iga inimene ei saaks laenu, et on see krediidi nii-öelda skoor, mida kõik näevad ja see inimene reaalselt ei saa võtta kuskilt SMS-laenu või mingit tarbimislaenu, mida täna mulle tundub, et on ikka jätkuvalt võimalik. Ikka on jah, et selles osas, no, kuidas ma ütlen, ma pigem, kui ma peaks valima, et kuhu siis nii-öelda rohkem panustada selle eesmärgiga, et selliseid hooletult või vastutustundetult võetud ja antud laene oleks vähem, siis pigem rahatarkusesse, et me võime siin keelata ja luua igasuguseid mingid andmebaase, mis ei oleks iseenesest paha idee, kuigi ka seal tekivad jälle uued ohud, et kes neid andmeid haldama hakkab ja need andmed on selle võrra niivõrd tundlikud, et nad ei tohiks mitte mingil juhul sattuda nii-öelda valedesse kätesse ja nii edasi, aga ka pigem seda rahatarkust rohkem ja rohkem ja aina nooremas ja nooremas eas, et see ütleme, mingi laenuintress või kogu intressikulu, et see ei oleks ainult mingisugune naljaka näite põhjal tehtud matemaatika ülesanne, vaid see on nagu päris elu ülesanne, et kui sa võtad laenu, siis mida sa pead vaatama, millega sa pead arvestama, et see ei ole nagu lihtsalt mingisugune tasuta raha, eks ole, kui oluline on, eks ole, intress selle juures või kogu selle laenu intress, eks. Jah, et siit jõuame, mul üks küsimus siin mõttes nagu kõigile esinejatele, kuna mind see teema ennast nii paelub, et meil on nagu majandusinimesed, kes teevad prognoose ja siis on tavainimesed, kes tegelikult elavad. Et majandusinimene arvab, et see, mis tema prognoosib, siis tavaline inimene teeb. Aga tegelikult me käitume vastavalt siis oma emotsioonidele, tahtmistele nagu teisiti ka raha kulutamises, et siit niisugune küsimus sulle, et kui sul oleks võimalik anda Eesti poliitikutele või poliitikakujundajatele selline ettepanek, mis aitaks Eesti kodanikke nii-öelda nügida või suunata nende enda nagu teadmata, selline standardvalikud, ütleme üks hea näide on ju 3. sammas, mis motiveerib inimesi koguma, et seal on see tulumaksu tagastus. Aga et võib-olla sul on aastate jooksul tulnud mõni siuke idee, et ma näen nagu, kuidas võiks veel. Et sa mõtled siis, et kuidas, et inimesed saaks siis nii-öelda üksikisiku tasandil oma elu paremaks muuta või? Ja et riik aitaks neid selles nagu standardvaliku loomisel, mis ei ole nagu sunnitud, nagu me enne mainisime, et kedagi ei saa käskida ega sundida, aga et tehakse mingid sellised valikud, et kui näiteks noor inimene tuleb nüüd tööturule, et tema jaoks teise samba nagu tehakse automaatselt, et ma ei tea, kas täna veel on nagu paigas, et seal on nagu kindlasti nagu indeksfondid nende jaoks pantud, et ta siis hiljem ise otsustab, kas ta tahab, et tema raha haldab keegi teine. Ja, eks selle üle on arutletud ikka, et kindlasti, mis
mille jaoks on väga hea näide, on see, et kui sa muudad maksuseadused investeerimist soosivaks ja see tegelikult on juba väga suur selline toetus, sest et see meie sama praegu kasutusel olev investeerimiskontosüsteem on tegelikult hea näide selle kohta, et kui sul on maksukeskkond soodne, et sa ei nagu ürita karistada inimest selle eest, et ta siis püüab olla nagu ettevõtlik või siis säästab või investeerib oma sääste ja üritab selle läbi siis oma sissetulekut kasvatada, et see juba tegelikult on väga toetav asjaolu, et hoida nagu seda prioriteete selles osas kõrged, et sa, tegelikult see investeerimiskontosüsteem on ka mõnes mõttes juba natukene ajale jalgu jäänud ja ta vajaks ka hädasti sellist uuenduskuuri, nii et see oleks kindlasti üks asi, et seal kindlasti annaks asju paremaks teha. Siis teine asi, mida võiks riik toetada, on tööandja pension, et kuna me oma jutus räägime alati, et me tahame väga nii-öelda oma Skandinaavia nii-öelda mudelile lähedal olla, et siis seesama tööandja pension on väga populaarne, eriti just Skandinaavia maades ja seda võib siis kas või näiteks, ma ei tea, mingisugustel võrdsetel alustel teha, et tööandja maksab X summa, sina maksad pool summat, eks ole, et sul on nagu omapoolne panus või vastutus ka, aga kuna praegu on see, ta ei ole seadusega selles mõttes otseselt keelatud, aga ta on maksustatud samamoodi nagu palk. Nii et sul ei ole mõtet nii-öelda seda tööandja pensioni nime all pakkuda, aga kui oleks riigipoolselt sellele nagu maksusoodustused, siis ma arvan, et Eesti ühiskond või Eesti ettevõtted on täiesti valmis selleks, et ühe boonusena pakkuda töötajale tööandja pensionit. Ja see on teema, mida ma olen lugenud ja mis mind ka huvitab just, et neid ettevõtteid nagu riik maksu soodustaks, kes näiteks siis töötajatele seda töötaja pensioni hakkavad koguma. Et üks mõte, aga kuhu, ma arvan, et see teise samba muudatus, kus seal läks 2, 4 ja mis see variandid olid, et 2025. Ja, et saab 2, 4 ja 6. Ja, see kindlasti ka, et see ka samm nagu selles suunas, et anda nagu rohkem võimalusi, vabadust, et tegelikult see kolmanda samba see 15% või 6000 eurot aastas nii-öelda maksuvabalt või siis maksueelset raha investeerida on tegelikult praegu suurepärane võimalus, et kõik, kes investeerivad, et siis see kolmas sammas võimaluse korral kindlasti täis panna, aga taaskord see summa ja see protsent on konstantsena püsinud, ehk siis ka vajaks natukene kaasajastamist, et elu on nagu muutunud natuke selle võrra, nii et minu meelest võiks neid lagesid nagu tõsta ikkagi natukene seal ka. Väga hea, mul on kuskilt kõrvu jäänud, mõned kuud tagasi kuulasin ühte podcasti, et järjepidevalt või regulaarselt siis panevad kolmandasse sambasse kuskil 4000 pluss inimest. Mida on vähe, mida on ikkagi väga vähe. Mõelda, kui palju meid siin on, et kui paljud näiteks siis lisaks koguvad endale pensionipõlveks kolmandas sambas või ka varem välja võtta selles mõttes. Et siin saalis olijad on ikkagi see, kelleni on juba jõudnud seda infot, ja nagu Nelliga ütles, et järjest rohkem on ikkagi vaja teha sellised rahatarkuse sündmusi ja üks huvitav näide, ma ei mäleta, millises riigis see oli, aga tööandja pension, siis töötajad võeti tööle, siis nendel oli selline standardvalik seal, et kas me paneme sulle 5%, hakkab sinu palgast minema siis tööandja pensionisse või siis teeme sellise variandi, et sul läheb 3 ja iga palgatõusu korral paneme uuesti 3 juurde ja kuni 15%-ni. Ja seal oli niimoodi, et need, enamus siis valis seal 3 ja mis kasvas. Ja pärast selgus ka, et need inimesed siis kogusid oma, ütleme siis turvavõrku nagu palju rohkem ja märkamatult, sest sa ju näed summat, mis sul laekub pangakontole, sa ei mäleta, et sult võeti võib-olla 3 ära. Ja need on need nagu standardpoliitikad, mida siis me saame läbi tööandjate või läbi riigi oma kodanike heaks teha niimoodi, et me aitame neil ütleme siis tulevikku kindlustada niimoodi, et nad
täna isegi oma nagu selle heaolu arvelt ei pitsita peagi ennast. nii väga palju loovutama ja seda enam, et see, siin juba eelnevates aruteludes sai ka puudutatud seda teemat, et eks ta jah, kogu selle pensioni teema tulevik ikkagi on üsna tume meie jaoks, nii et seal jah, see vastutus oma nii-öelda pensionielu või pensionäri elu kvaliteedi osas langeb ikkagi aina rohkem inimesele endale. Jah, et tundub siin olevat rahvas nagu tegeleb sellega, mis kuidagi nüüd tagantjärgi olen mõelnud, et ühe erakonna lööklausel toimetulek on julgeolek, et teistpidi see ongi, et kui meie inimesed saavad iseendaga palju paremini hakkama, siis me saame ka ütleme siis maksuraha vähem näiteks tervisesse suunata, kui inimesed on tervemad, on ju, et see kõik sõltub meie enda valikutest. Et see on ka üks viis, nagu kuidas inimesi siis nügida on raha targemaks saama, oma tervise eest hoolitsema. Jah, ja ongi, et ka seaduste osas siis maksusoodustusi või luua võimalikult soodne keskkond selleks, et inimesed siis kas ise investeeriks või siis pensioni kogumise fondide näol. Nii, et ma küsiks siia veel sinu investeerimise teekonna juurde, et kui kaua sa veel näed, et sa tegeled sellega või sa näed selles mõttes, töö sulle meeldib, on ju? Jaa, meeldib. Investeerid, et kui kaua sa nagu ei peaks, ütleme siis nii-öelda palgatööna? Oled sa sellist asja ka mõelnud, et kui kaua ma teen palgatööd, et üks hetk äkki ma enam ei taha, et see on nüüd selline pikem teema tegelikult, et selle üle võiks filosofeerida oluliselt kauem kui, ma ei tea, 5 või 10 minutit, aga minul on nagu selles osas selline nägemus, et inimesed on, kuidas ma ütlen siis, inimestel on oma erinevates elutsükli faasides erinevad eesmärgid ja ka erinevad väärtushinnangud. Ja mina olen sellises elutsükli faasis, kus mul, ütleme selline peaaegu 2/3 hakkab nagu minu elust nagu läbi saama. Ehk siis mul on jäänud nagu selline viimane kvaliteetne kolmandik ja ma pean nagu hoolega läbi mõtlema, et kuidas ma nagu selle viimase kolmandiku oma elus nagu võimalikult hästi ära elan. Ja mis on minu nagu prioriteedid selle juures ja kuna see töö, mis ma täna teen, mulle väga meeldib, et päriselt see ongi nagu rohkem hobi ja töö ja kuidagi ongi mõnikord selline tunne, et selle hobi eest makstakse raha ka, et mis veel parem saaks olla. Ja teine asi, mis mu 2/3 oma elus mulle õpetanud on see, et inimene peab ennast hoidma mingisugusest liikumisest kogu aeg. Sest et vastasel juhul tekib tal liiga palju vaba aega hakata igasuguste idiootsustega tegelema või siis mingisuguseid lollusi välja mõtlema. Et kui inimesel on mingisugused teemad ja tegevusalad, mida ta väga naudib ja mis maandavad tal stressi, siis see töötab selle inimese kasuks igas mõttes. Ja minu jaoks, ma ütlen ausalt, ei ole kunagi olnud see väga moodne sõna finantsvabaks saamine, mitte kunagi ei ole olnud omaette eesmärk, et ma üldiselt üritan nüüd nautida rohkem seda teekonda kui sihtpunkti. Ei, ma nõustun sinuga, et tegelikult ongi ju sõltumatu või meie valikute võimalus kõige olulisem, et ma saan ise valida, mida ma teen ja kuna teen. Nii et mina pigem I enjoy the ride, nii et ma väga ongi, et ei loe nüüd mingisuguseid päevi või rahanumbreid, et millal mingisugusele tasemele jõuan. Et mul isegi ei ole ausalt seda eesmärki, mingisugust rahalist eesmärki, et ainukene võib-olla, mis rahaga seotud eesmärk on see, et ma ei suuda ennast nägema pensionipõlve pidamas siin kohutavalt külmas Eestis, et mul peaks olema selleks hetkeks nii palju raha, et see finantseeriks minu pensionipõlve kuskil Vahemere äärses riigis, aga uskuge või mitte, ka selleks ei ole miljoneid vaja, nii et selle saab tegelikult täitsa mõistliku summaga rahastatud, nii et mul nagu jah sellist
miljonäriks saamise märga unenägu vist pole kunagi olnudki. Väga hea. Me oleme jõudnud külastajate küsimuste vooruni, nii et Nellile julgelt küsimusi, kui meil mingid huvitavad teemad üleval. Seal taga on meil üks käsi püsti, mikrofon läheb. Kõigepealt aitäh muidugi, sind on alati väga huvitav kuulata, aga sa ütlesid ka, et eelmise kriisi ajal tõi see tohutu rahatrükk meid nagu välja. Aga kaua sina näed, et see asi saab jätkuda või mis see tulemus on? Või kas sa näed ka, et ühel päeval, et ei ole raha enam meie igapäevane käibevahend? Seal oli nüüd mitu suurt küsimust korraga koos, et jah, see rahatrükk läks mingi hetk üle piiri. Ta oli need esimesed toetused, mis tehti majanduse turgutamiseks, need olid absoluutselt hädavajalikud, et ongi, et kui nüüd patsiendiga seda majandust võrrelda, et siis esimene oligi selline elektrišokk, et see süda uuesti käima saada, teised olid siis nii-öelda mingisugused ravimid, mis selle patsiendi uuesti nii-öelda ellu äratasid, aga siis, kui patsient võib-olla oleks tahtnud juba nii-öelda selle kepi või karkude najal natuke juba ise omal ajal ringi koperdama hakata, suruti ta sinna voodisse tagasi ja öeldi, et sa ei pea ise mitte midagi tegema, me toidame sind voolikust. Ja sealt maalt läks see asi lappama, ehk siis mingi hetk oleks pidanud majandusel käest lahti laskma. Ja laskma tal siis nii-öelda ise siis kas või korra kukkuda või koperdada, aga lõpuks ikkagi ise nii-öelda jalule tõusta. Aga seal nüüd tekiski see konflikt, et ükski keskpankur ei taha minna ajalukku sellega, et tema oligi see mees, kes majanduse nagu põhja lasi. Ehk siis seda otsust ei tahtnud keegi vastu võtta ja tundus nagu mugavam kogu aeg seda raha nagu uuesti sisse lükata. Ja sellest tegelikult nagu turg sattus sõltuvusse. Et nii kui mingisugune väike kriis kuskilt idanema hakkas, nii olid keskpankurid kohe platsis, ütlesid, et ei ole hullu midagi, toetame. Ja see rahustas kohe turuosalised maha ja läks meie pulliturg, eks ole, sõitis edasi. Need olid need hiljutised väiksed pangad, on ju? No jah, see on täitsa kõige hiljutamised sündmused, aga tegelikult peale selle ajaloo pikim pulliturg oli meil, eks ole, et siis seda tegelikult hoiti ikkagi sellise kunstliku toidu peal. Et selle oleks pidanud ikkagi varem ära lõpetada, aga nüüd see teine osa ongi, et kas see on hea. No see on väga pikk protsess, et eks seal olid ka häid omadusi, aga eks osaliselt see olukord, mis meil siin täna on väga kõrge inflatsiooniga ja ütleme võib-olla selline rohkem sellisem globaalsem probleem on siis see, et varaline ebavõrdsus suurenes tänu sellele veel rohkem, ehk siis vaesed jäid vaesemaks, rikkad said rikkamaks. Ja selline olukord ei ole kunagi millegi heaga lõppenud. Et kui varaline ebavõrdsus liiga suureks kasvab, et kui vanasti, ma ei tea, talupojad võtsid pikati ja saaksid sellega mõistlikult pea maha anda, siis ütleme, tänapäeval hakatakse siis nii-öelda mässama süsteemi vastu, mis selle COVID ajal tegelikult natukene on ka näha olnud. Nii et see tegelikult on minu jaoks kõige suurem probleem, sest et mulle tundub, et keegi väga ei taha sellega praegu tegeleda. Et kuidagi neid kriise on nii palju, et see ei tundu kõige selline lähedane probleem, aga ma arvan, et kui sellega ei tegeleta, et sellest võib väga suur probleem tekkida. Nii et see on ka, ütleme, selline selle rahatrüki ja selline varjupool. Ja kolmas küsimus oli vist selle kohta, et mis meil tulevikus sellest meile teadaolevast rahasüsteemist saab. No raske öelda, sellepärast, et ongi, et meil nagu need muudatused, eriti sellised tehnoloogia valdkonnas viimase 100 aasta jooksul tegelikult on ikkagi väga-väga kiired olnud.
ja ma arvan, et järgmised 100 aastat on täpselt sama marulise arenguga, et kes tahab võib-olla oma fantaasial lasta lennata, siis tuleb üks raamatusoovitus, et siin sai raamatutest rääkida, et üks Iisraeli ajaloolane Harari on kirjutanud selle trioloogia inimkonna lähiajalugu, ehk siis ta kõigepealt esimeses raamatus räägib nii-öelda inimkonna tekkest üldisemast ja sellest arengust ja miks võib-olla see tsivilisatsiooni areng oli esimesed, ma ei tea, 4000 aastat väga aeglased ja miks viimased 100 aastat on väga kiired olnud ja siis ta järgmistes raamatutes siis nii-öelda üritab siis prognoosida, et mis toob meile maailm siis järgmise 100 aasta jooksul või kuidas see maailm muutub. Ja ma ütlen ausalt, see on üks väheseid raamatud mu elus, kus ma nagu sisuliselt üle lehe oli selline emotsioon, et nagu selline ahaa-moment oli, ja seal ta nagu siis tõmbab nagu lugeja oma sellele fantaasiarännakutele kaasa, et millised muutused inimkonda järgmise 100 aasta jooksul ees ootavad, et väga põnev lugemine. Jah, tahab keegi veel ühe kiire viimase küsimuse? Karu? Tere, et kolmas küsimus ka siis ikka kolmandale esinejale. Et ma loomadest ei saa rääkida, et sa pead olema neutraalne ju maaklerina, sa ei saa olla pull ega karuna. Ja küsimus on see, et meil on siin olnud vist mingisugune pandeemia vahepeal ja mis on nüüd turu dünaamikas muutunud peale seda pandeemia aega? Mis on turudünaamikas peale pandeemia aega muutunud? Ma arvan, et tegelikult kõige suurem muutus, mis turudünaamikat mõjutas, oli internet. Ehk siis kõik uudised, kuidas ma ütlen, siis realiseeruvad börsil väga kiiresti. Et kui enne internetti rändasid uudised aeglaselt, eks ole, ja siis oli ka kõik need tsüklid ja turureaktsioonid olid ka oluliselt aeglasemad, sellepärast et lihtsalt see protsess oli niivõrd palju pikem. Aga tänapäeval uudised levivad väga kiiresti ja selle tõttu on ka sellised turu minitsüklid hästi kiiresti vahelduvad. Ja sellega ma arvan jah, et omakorda andis nii-öelda hoogu juurde veel nii-öelda siis masinkauplemine või siis ka siis ongi AI põhinev kauplemine või siis kauplemismasinaid või öeldakse siis HTF, High Frequency Trading, ka tegelikult muutis turudünaamikat päris palju. Aga lohutuseks siis nii-öelda inimesele sinna teispoole ekraani siis inimloomus on täpselt sama. See ei ole muutunud mitte kuidagi moodi. Viimased 100 aastat teine raamatusoovituse otsa börsi aktsiakaupleja Pihtimus, et räägib natuke ajalooliste sugemetega siis sellest suurest depressioonist ühest kauplejast New Yorgis ja tema tõusudest ja langustest ja võitudest ja kaotustest ja kõik see emotsioonide ja reaktsioonide kirjeldus, mis sellega kaasas käib, et sealt tekib lihtsalt see äratundmine, et 100 aastat on mööda läinud, aga mitte midagi ei ole selles osas muutunud, et inimene on täpselt sama. Väga hea kokkuvõte siia. Ja meil ongi aeg Nellit tänada tema väikse lühikese ettekande eest, et need lähevad ruttu, kellel on rohkem huvi, saab alati Nelli käest võib-olla ise ka kuskil personaalselt küsida nõu. Ma hängin siin väljas veel ringi. Ja ta on siin väljas ka, saab küsida ja pilti teha, nii et anname Nellile ka väikse aplausiga meene üle. Aitäh sulle, see on väike seeme. Nelli saab ka siis sellise Pariisi olümpia graveeringuga 2 eurose, mida siis edasi kasvatada või kaubelda.